Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib. Tervitus kõikidele podcasti vaatajatele. Tänaseks saatekülaliseks on mees, kes on nagu magustoit kirju koer. Ta on olnud nõnda paljudes Eesti erinevates premium-liiga klubides mängija. Selleks ei ole ei keegi muu kui Roman Šopšenko. Tere! Tere tulemast, Rooma! Tere! Alustame kõige klassikalisemast küsimusest üleüldse. Kuidas sina leidsid oma tee jalgpallini? Ma usun, et isa mängis suurt rolli selles, et kui ma õigesti mäletan, olimegi, ma ei tea, 6-aastane olin vist ja isa istus arvuti taga või mina, ei mäleta, ja küsis, et kuule, praegu on üks jalkatrenn käimas, et kas tahad minna või mitte. Mul oli huvitav, läksime sinna, aga trenn juba käis ja siis natuke vaatasin, siis ta küsis, et no, kas lähed ka sisse sinna väljakule. Ja no, kartsin küll natukene, aga jah, läksin ja niimoodi kuidagi läkski. Et isa lükkas sinna poole, aga mõnes mõttes natuke oli minu otsus võib-olla, kui nii saab öelda. Okei. Sul on olnud, nagu me alguses juba ütlesin, sul on olnud tõsiselt põnev karjäär, erinevad premium-liiga klubid. Hakka neid nagu ise järjestama. Kas ma lapsest saadik vartasti ei ole vaja? Ei, nagu juba see profikarjäär või nii, nagu mis hakkasid järjestama. Kui ma õigesti mäletan, oli, jah, Flora oli mul esimene meeskond, kus ma olin premium-liiga meeskonna juures. Infonet on olnud Kalju, Narva, Kalev, Harju. Minu meelest oli kõik. Ja siis nüüd Maardu linna meeskond. Ja lihtsalt Maardu linna meeskonnaga ma ei olnud nagu premium-liigas. Aga jah, viimane meeskond oli jah. Okei. Aga hakkamegi järjest nüüd tooma, et võtame käsile siis rohesärgi ehk Flora klubi. Räägi sellest nüüd lähemalt, kuidas sa sinna said ja näiteks mõni vahva lugu ja põnevaid. No tol ajal tunduski, et see oli kõige loogilisem samm, et ma olin võib-olla 16 äkki. Ja ma olin siis 1 aasta mängisin Elitliigas Leegioni eest ja pool aastat Eesti-liigas oli vist ka oli Leegion ja selle poole aasta pealt juba läksin Florasse. Ja tundus, et seal kõige parem koht, kuhu minna oli, mulle tundus ja mu isal oli ka sama arvamus, nii et mind sealt oodati ja tegelikult läks alguses väga hästi. No Tallinna Leegionist on vanemgi väga palju premium-liiga mängijaid välja kasvanud ja tulnud ja oleme ausad, et mõned poisid on isegi täiesti, võib öelda, maailma tippu jõudnud mingil määral juba Eestis. Mul esimene treener oli Viktor Possikuta ja tema oli ka esimene treener nii Vassiljevil kui ka Kruglovil ja tegelikult, et võib-olla see ei olnud Leegion ei olnud see nimi, et see oli TJK, kui ma õigesti mäletan. Mina olin tegelikult, esimene klubi oligi mul ka TJK, aga sealt me kõik tulime. Jah, okei. Nii, siis FC Infonet. Jah, see oli mul nii-öelda Flora vahel. Tulin Florast sinna ja sealt läksin tagasi Florasse. Ja olin 1,5 aastat seal, aga jõudsime esimese aastaga tulime meistriks. Me tulime Floraga meistriks, siis ma läksin Infoneti, me tulime meistriks ja järgmine hooaeg algas Infonetis ja Flora oli esimesel kohal ja ma poole aasta pealt läksin Florasse ja jõudsin jälle meistritiitli. Kuidagi niimoodi läks. Aga sellega ju võib öelda, et põhimõtteliselt kõik Eesti klubid ja võib-olla isegi välismaa klubid peaksid sinu peale tormi jooksma. Ükskõik kuhu klubisse sa lähed, kohe Eesti meister. Selles mõttes nagu talisman olen mu väga kasulik. Aga ei, no mul olid mul lihtsalt on vigastused, mis mul suht palju nagu olnud, et ka esimene tuligi mul 18 ma olin, et ma tegelikult pidingi välismaale minema testimisele, aga tuli riistad sidemete vigastus ja ma jätsin peaaegu 1,5 aastat vahele.
aga kui juba praegu tuli vigastus teemaks, äkki võtamegi nagu, et las korra klubid ootavad, aga võtamegi sihikuna just nimelt need sinu vigastused. Et need paraku on sind saatunud ikkagi päris palju mängija karjääri jooksul, et mis siis on olnud nagu siuksed tõsisemad? Mul alati olid põlvevigastused, et ma tegelikult praegu ootan MRT-d, et mul on ka midagi põlvega juhtunud, et seal aasta lõputurniiril. Loodan, et meniska, ma loodan mitte midagi hullemat, aga jah, mul oli 18, mul oli lihtsalt ülekoormus. Ma mäletan, ma käisin oma vanusega koondises, siis ma käisin 93-ga, kes olid minust 1 aasta vanem nendega, käisin selles laagrites. Kui nad valmistas selle Euroopa sellest finaalturniiriks, kus sa mäletad, oli selline. Ja käisin seal, siis ma olin duublis Floras ja käisin esindusega Floraga trennis ja siis sõitsingi niimoodi trenni ja organism lihtsalt ei kannatanud välja. Okei. Aga seda aastalõputurniiri laksu ma kahjuks isegi ei näinud, vaid nägin videos või mis kahjuks või võiks öelda, et õnneks on ju, sest ma kiirustasin bussi peale, aga ma mäletan väga hästi seda, et me veel kohtusime seal saalis ja pidime ka pilti tegema, autogrammi ja särki-värki on ju, ja siis järsku ma näen, sa kirjutad mõned tunnid, sorry Chris, et ma paraku ei näinud sind ja tead, ei olnud tuju ka ja siuke asi. Ja siis ma mõtlen, et vaata, mida see Rooma kirjutab, mis asi juhtub või nii. Ja siis hakkan nagu guugeldama, vaatama, et püha jumal, et tõesti sinuga kullamees ikka juhtub, on ju. Et siuke litakas kohe põhimõtteliselt esimese mängu ajal. Jah, 20 sekundit oli vaja veel pidada vastu. Kahjuks. Tormo, me olime 1-0 taga, 1 värav taga. Tahtsin minna pressi, aga vist ei olnud vaja. Okei, aga küsin korra seda ka kiiresti, et kas sa nagu põhimõtteliselt kohe tundsid, et oot, nüüd on midagi valesti? Ja ma sain kohe aru, ma tundsin, et mul põlv lendas täitsa välja ja mul ei olnud isegi kuidagi, kui sa nägid seda, ma lihtsalt istusin vaikselt, ma sain kohe aru, et nüüd on jama. Ja mul oli lihtsalt nagu siuke emotsioon oli täiesti väljas, et ma nagu lihtsalt, ma tean, mul on see juhtunud varem, et ma tean, et see on midagi halvasti läinud. Väga kurb. Nii, aga tagasi siis nüüd klubide juurde. Tallinna Kalev. Oli selline. Oli? Jah, kui ma õigesti mäletan, ma läksin Florast sinna ka. Jah, aga minu meelest ma olin nii-öelda, kuidas, mitte üüril. Laenul, jah. Laenul olin, kui ma õigesti mäletan. No mängisime 1 aasta seal, aga meil oli tol päris põnev sats oli, et meil oli seal Artjunin oli kaitses, Vakui oli meil kapten, mäletan, ja Hannes Anier meil oli, Kevin Rääbis, Jakovlev, Johan, ehk siis päris hea sats oli. Me mängisime tegelikult väga head jalkad, Arbeiter oli meil treener, aga meil kuidagi need tulemused väga ei tulnud. Võiks öelda, et suured legendid olid koos ikkagi mingil määral? No jah, väga äge koosseis oli meil, mul päris põnev aasta oli. Siit võiks ka sõnumi edasi öelda Hannes Anierile, et kaua sa ootad, tule ka mu podcasti ja võta venna kaasa veel ka. Nii, aga siis selline klubi nagu näiteks Nõmme Kalju. Jah, seal oli ka. Sinna ma läksin pärast seda, kui Kalju sai meistriks. Käisin seal testimisel ja Frantsev oli tollal treener ja tema tahtis, et ma jään meeskonda. Ei olnud see nii kerge, et ma sinna jääksin, aga tema, nii palju kui ma arvan, et tegelikult treener peabki otsustama, kes meeskonnas on, keda ei ole. Ja läksin Nõmme Kaljusse, aga pärast Frantsev läks ära ja ma pidin ka ära minema nii-öelda. Aga siis Narva Trans? Sinna läksingi pärast Kaljud, jah, et sul on selles mõttes järjekord õige. Jah, ka ei saa midagi halba öelda, selles mõttes, et oli meil tore meeskond, ägedad mängijad, aga jällegi meil tulemused ei olnud nii head, kui oleks tahtnud, et tegelikult sats oli meil päris äge, et ma siin käisin viimati, võib-olla 6 aega tagasi Narvas, tööga seotud, et see ei olnud jalgaga seotud, aga istusime külas seal meid, ma ei tea, 5 inimest vist tulid sinna kokku, et kõik on meeskonnast ja rääkisime, vaatasime jalga, et oli vist mingi jalkamäng.
tol päeval, vaatasime jalga, et selles mõttes siiamaani hea meelega näen neid ja suhtleme. Aga siis Narvas oli kindlasti põnev ja huvitav sul mängida, aga oli ka näiteks, on mingi huvitav lugu näiteks rääkida Narvaga hetkel? Jah, võib-olla on üks, et kui mäletad, meil oli alguses Türgist see treener, Ozcan või kuidas on õigesti öelda. Vot, ja temal oli see abitreener, Ildar. Ja Ozcan rääkis väga hästi inglise keelt ja me saime kõik aru, et mis ta räägib. Meil tegelikult kõik said inglise keelest aru, aga neil oli, nad väga tihti tegid niimoodi, et Ildar niisama ei seisaks. Ozcan rääkis türgi keeles ja Ildar tõlkis vene keelde, aga me ei saanud tema vene keelest aru. Ehk siis see oli koosolekul 2 korda kauem ja suht mõttetud, sest me ei saanud midagi aru, mis ta räägib. Siis meil oli nagu, et kuulge, rääkige lihtsalt inglise keeles, et seda ei ole vaja. Vot, seda vahendajat ei ole selle vaja. Okei, selge. Aga näiteks ma võin öelda, et hiljuti käis mu podcastis ka külas selline inimene nagu Marko Meerits. Ja siis ta on öelnud, et tema on ka paljudes erinevates klubides mänginud, ka siin Eestis, et tegelikult Narva on üks selliseid, mis talle jääb nagu elu lõpuni ka meelde, sellepärast, et see oli kuidagi sihuke põnev ja teistsugune õhkkond kõik ja kogu see slaavi temperament oldigi põhimõtteliselt nagu üks ühine suur pere. Jah, et selles mõttes ma olen erinevates meeskondades olnud, kuskil rohkem eesti keelt kõnelevaid inimesi, kuskil rohkem vene keelt kõnelevaid inimesi. Et jah, see temperament on ikkagi, mitte alati, aga tihtipeale, eriti kui sul on terve meeskond, nagu nii-öelda, kui sa ütled, et slaavi keel suhtleb, siis jah, natuke see annab nagu, see on üleüldse, see on nagu teine nagu linn, seal on teistmoodi kõik. Ja teine kultuur võib. Jah, mõnes mõttes, jah. Ja. Siis Harju Laagri. Jah, see oli, ma võin öelda, et kui me esiliigas mängisime, kui ma läksin sinna, siis tegelikult ma juba siis pärast Narvat, ma mõtlen niimoodi, et kui ma tulin Narvast tagasi, siis mul oli ka selline valik, et kas ma veel, mul oli ka variant minna välismaale testima, et see oli tegelikult Ukraina. Vaadates praegu, et võib-olla ongi hea, et ma sinna ei läinud. Aga ma otsustasin siis, et ma ikkagi lähen juba teist teed, et ma jalka on nagu minu elu juures, aga mitte nii palju, et see ei ole minu kõige suurem asi, millega ma tegelen. Ja siis ma olin Maardus ja sealt läksin Harjusse esiliigasse ja ma ütleks nii, et mul tegelikult võib-olla kõige lemmikum aasta oli see, selles mõttes, et meil oli see Portugalia treener ja me mängisime, meie meeskond lubas mängida palliga, me valdasime palli kogu aeg, me tegime kõrget pressi, väga aktiivne siuke mäng oli meil ja ma tõesti nagu väga nautisin seda aastat, et me mängisime jalgpalli, me tahtsime mängida jalgpalli ja me mängisime jalgpalli, ei olnud see mingi suvaline, mingi palli peksmine ette taga ja nii edasi, aga see oli, ma nautisin, see aasta oli, ma usun, kõige lemmikum. Ja siis lõpetuseks nüüd siis Maardu linna meeskond. Viimane aasta olin ka seal, et ma ei ole kindel, ma pole kontrollinud üle, aga võib-olla oli see esiliiga B tiitel, mis me võitsime siin eelmine aasta juba. Võib-olla see oli ainuke tiitel, mis mul on puudu olnud, et mul on need karikad ja kõik need liigad, välja arvatud, kui need tulid uued liigad viimased seal mitu aastat tagasi, siis võib-olla see oli viimane tiitel, mis mul pole olnud. Et nüüd on vist kõik olemas. Aga ma ei tea, ma pole seda kontrollinud. Aga kui sa peaksid näiteks järjestama top 3 oma nagu need lemmikklubid, kus sa oled mänginud, millised need oleksid või on seda pigem raske? Natuke raske ja ma usun, et see tegelikult väga palju sõltus treenerist. Et mul väga meeldis Pipersiga tööd teha, kui ta Floras oli. Viktor, kellega me Harjus olime ja ma ei tea, kolmandat, et ma usun, et me kõige rohkem mängisime jalgpalli ja me tase lubas seda ja sellepärast mul jäi see meelde ja see, kuidas treener käitus meeskonnaga ja meeskond väljaku peal, kui sa oled ja sellest väljas, siis mul väga meeldis nende käitumine ka. Ja need on kõige rohkem, kes mul on meelde jäänud, aga ma ütleks, et mul teised ei meeldinud, et keegi rohkem, keegi vähem, aga neid ma saan välja tuua. Vot siit ongi su hea suresaabast kinni arvata ja võttagi kohe teemaks treenerid, mis ma tahtsin sinu käest küsida, et nagu mina aru saan praegu su jutust, siis treener
on professionaalsele jalgpallurile ja ka tegelikult väga-väga oluline asi meeskonnast. Jah, see ei olnud mul meelega, aga ma sain aru, et ma terve oma karjääri jooksul olen kuidagi jälginud, see ei olnud minu nagu eesmärk, aga ma jälgisin, kuidas käitub treener, kuidas ta räägib väljaku peal, kuidas ta nõuab, kuidas ta on nagu sinuga välja, kui ta ei ole väljakul, kas ta nagu rohkem nagu sõber sinuga või ta hoiab distantsi ja vaatasin, kuidas nagu meeskonda see mõjutab ja noh, mind ja meeskonna terviklikult, et ja kuidagi panin sellise pluss-miinus ideaalse treeneri kokku endale peas. Okei. Aga suhe näiteks fännidega, missugune on olnud sinul? Ma ei mäleta, et midagi halba oleks mul selles mõttes, et keegi mul seal buu või midagi sellist on karjunud, et on erinevad asju olnud, noh, et kui väljaku peal jooksed, siis noh, vastasfännid vahepeal ikkagi midagi sulle karjuvad, aga midagi halba ma ei oska öelda, et vahepeal sai pulli isegi mängu jooksul, et kui Narvas mängisime Harjuga, et ma siis tegelesin juba kinnisvaraga ja ma jooksin seal äärest ja keegi fännidest karjub mulle, et kuule, mul on 2-toaline korter müüa, et ja siis ma jooksen, mäng käib, ma jooksen ja siis kuule, okei, kas sul on remont on tehtud, ei ole, mis aasta maja on ja nii edasi, et ta tahtis nagu võib-olla midagi sellist nagu, et ma ei ole mingi jalgpallur või mis iganes, et selle ideega karjuda, aga sai pulli, ma vaatasin, et seal inimesed ka tribüünil hakkasid nagu enam-vähem naerma ja siis mul oli ka hea tuju. Ja. Aga kuna sa järjest, võib öelda, söödad mulle teemasi ette, et mina olengi nagu kala, sina oled kalamees, ja siit ongi selline asi, mis ma küsiksin kohe su käest, et maakler, tänasel hetkel sa oledki maakler. Kuidas sinust maakler sai ja miks sa just selle ameti siis valisid? Natuke juhuslikult see juhtus, et ma tegelikult õppisin sisekujundajaks ja on ka mitu projekti mul tehtud, et midagi väiksemad, midagi suuremad. Olen isegi Tallinna vanalinnas ühe striptease-klubi teinud, et ma ei küsi, ma ei tea, kuidas ma sinna sattusin, aga tegin ära selle. Päris huvitav teema. Ja. Mul meeldis siis, kui oli see ametlik avamine, see oli ka mul hea kokku minna. No jah, muidugi. Aga jah, õppisin. Aga küsimus, kas olid siis poissmees? Kes ma olin? Poissmees. Oli sul oma tüdruk või mitte siis? Ei olnud. Ma ei võtnud teda kaasa. Ja siis kuidagi kirjutasin, saatsin oma CV-d sinna kinnisvarafirma ja sealt kuidagi kõik see algas ja nüüd tegutsen, et mul on enda firma Harju kinnisvara ja mul on mitu inimest siin ka veel nii-öelda minu meeskonnas. Seega siiamaani liigun seda teed pidi. Aga siin samas ongi hea öelda oma podcasti vaatajatele, et kunagi, kui tulevikus või praegusel hetkel tahate midagi müüa või üürile anda, siis võtke Romaga lahket ühendust. Teed paned lingi ka või mingi? No miks ka mitte, kui sa seda sooviksid. Nii, siis suhe nüüd Romal, platsil kohtunikega, mismoodi see oli? Ma ei tea, kui ausalt öeldes ma tihtipeale mitte päriselt oli nii vihane, kuidas ma nagu seda välja elasin. See oli mulle mõnes mõttes ikkagi rohkem pulli pärast, aga kõrvalt vaadates seda ei saa niimoodi nagu öelda. Aga mitte alati. Mõnikord olin ikkagi päris nagu vihane. Minu poolt ma ei mäleta, et ma nagu oleks võib-olla paar korda olen midagi halba nagu öelnud, aga muidu üritas mitte nagu solvata ja midagi sellist, et lihtsalt emotsioonid olid kõrgel ja aga see tegelikult, mul on üks hea tuttav öelnud, et tal meeldib vaadata, kuidas ma mängin, sest ma teen mõnes mõttes show'd, et nagu ma mängin, aga ma samas seal kohtunikega midagi vaidlen ja nii edasi, et talle see isegi rohkem meeldib, kui seda poleks olnud. Aga hiljuti, kui me sinuga ka tegime videokõnet ja arutasime, et mida me täpselt nüüd räägime podcastis, siis ütlesid ka mulle, et ühe korra, kui olite noored, läksite kuhugi Peterburi ja seal oli ka sul kohtunikuga. Ja me käisime seal, ma ei mäleta, mis see turniir oli, see koondisega U21 oli vist meil, et läksime mängima
ja seal oli natuke, see oli ootamatu, et seal olid vene kohtunikud olid ja ma hakkasin midagi, ükskõik kes see oli, et sa hakkad midagi alles nagu ütlema talle ja siis ta kohe sellise nagu häälega paneb sind kohale, et kuule ära sa jookseb, siis sa pärast sa ei julge talle midagi öelda, et see oli natuke ootamatu, et me ei olnud harjunud sellega, et Eestis nii nagu rangelt sulle kohe ei vasta. Seal alles hakkad suu lahti tegema siin kohe seal, et kuule, et poiss, pane suu kinni, jookse. Siis see oli selline. Natuke teine, jällegi, kui me jõuame sinne temperamendi juurde, et võib-olla natuke on see ka. No muidugi ilmselgelt slaavi temperament on äkki natukene tavalise teistsugusem kui mingi eestlasel või nii, on ju? No jah, aga mul tegelikult see Viktor, kes on Portugalist, ütles, et ma olen pigem niisuguse Portugali temperamendiga, et ütles, et ma ei ole kindlasti eestlane. Okei, nii. Aga küsime siis sellist asja nüüd su käest, et sul on tatueeringud. On, jah. Kas neil on ka mingi side näiteks, kas nüüd jalgpalliga või näiteks mingi tähendus? No mul ei ole neid väga palju, aga mõnedel on. Et mul on kõige rohkem võib-olla on siin, mul on ema, õe ja isa sünnipäevad. Et siin on nagu südame lähedal, et ma ei unustaks kingitust osta. Aga suures plaanis ei, pigem mul on lihtsalt nagu niisama noorena tegin. Okei. Aga millist näiteks outfiti meeldib kõige enam romaanil kanda? Tuju järgi tegelikult, et ma võin üldse nädal aega ühes ja samades riiedes käia, et ma ei viitsi lihtsalt hommikul mõelda, mis ma selga panen. Aga jah, tuju või koht, kuhu ma lähen, aga enam-vähem, kuna ma ikkagi suht tihti pean olema nagu siuke, väga ametlikult mulle ka ei meeldi välja näha oma klientidega, et ma olen seal pintsakuga ja selline, et ma olen selline pigem nagu smart casual võib-olla. Okei. Väga vahva ja tore. Nii, siit on juba võtta ja sellised asjad nagu, et kes on olnud siis sinu lemmikmängija ja näiteks ka eeskuju? No lapsest saadik mul oli Ševtšenko oli lemmikmängija, et kui mu perekonna nimes on ka arusaadav, et mu juured on Ukrainast nagu tulnud, et mu isa on sealt ja siis kui ma hakkasin aru saama jalgpallist midagi, siis ta oligi Milanis mänginud ja sealt tuli ka mu lemmikklubi. Pärast ma vaatasin, kuidas Chelsea mängis, aga sealt tal väga nii ei õnnestunud, kui oleks tahtnud ja praegu ma väga palju ei vaata jalgat. Varem vaatasin palju rohkem. Okei, aga kui küsikski näiteks sukest asja, et näiteks lemmikklubi ja koondis, kas nagu sellist üldist asja? Ei, jällegi me isaga, kui Ukraina mängib, vaatame alati nende mänge. Paneme, kui leian, paneme mingi särkiga, et sellist. No vaatame jah, ta ikkagi, tema on muidugi rohkem nagu muretseb, kui seal mäng nagu, et ma olen lihtsalt nende poolt toetan. Muidu ilusa jalgpalli eest olen. Okei. Aga kas sul on ka näiteks siis mingi lemmiksöök, jook? Õlu ei tohi öelda. Ikka tohi. Sest nii palju, kui mina tean, siis õlu käib ju jalgpallikultuuri juurde. Mul meeldib ma teen endale sellist šoti, kes on alkoholivaba, et see on nagu tervisele, et ma teen ise kodus. Seal on ginger, sidrun, mesi, must pipar ja kurkuma. Ja veegas see on väga kasulik, kui tunnete, et hakkate haigeks jääma, väga soovitan. See on hapu ka, mulle meeldib hapu. Et see tegelikult, jah, see mulle väga meeldib. Aga söögist, ma ei tea, kui on hästi tehtud, siis meeldib ikka. Ükskõik, mis ma olen alati võinud süüa, on lihtsalt makaronid ja kui sul on vorst seal tehtud, aga väikeste kuubikutega niimoodi lõigatud, et oleks nagu... Ühest asjast mina küll nagu eriti aru ei saa, et mis värk kõigil jalgpalluritel nende makaronidega on ja selle pastaga. Võib-olla seda ei ole lihtsalt raske teha, et ega me siin... Aga ei, see on nagu kasulik tegelikult. Ma mäletan isegi, kui me Floras, meil oli see enne mänge, me tulime 3 tundi varem mängule, et oli alguses söömine, siis natuke vaba aega ja siis juba hakkasid need koosolekud ja nii edasi. Ja siis meil oli peaaegu alati makaronid ja seal juba mingi kaste juures, nii palju kui ma mäletan. Ehk siis ma usun, nad teadsid ka, mida meile süüa anda.
okei. No see makaron on ikka klassikaline ja jääb klassikaliseks suure tõenäosusega. Aga ütle, kas sul on näiteks mõned siuksed vahvad naljakad asjad rääkida oma karjääri jooksul, mis on näiteks juhtunud, et ütleme, et oledki kuhugi sõitnud ja vaatad appi, ongi reaalselt särk või putsad maha jäänud või näiteks äkki sinu mingi sõbra või tiimikaaslasega midagi siukest huumorikat või naljakat asja juhtunud? On üks, et see on selline, ma ei tea, kas meid, kui noored meid vaatavad inimesed? Oleneb täiesti, üldiselt isegi vaatavad. Okei, ma proovin siis varjata seda niimoodi, kes teab, et me olime, ma ei tea, 18 võib-olla, et ei isegi nooremad, 15 aastat me olime vanad. Sõitsime mingi koondisega mingi turniirile ka sealt Peterburi ja hotellis me leidsime Karbis, no seal ruumis, kus keegi elas, seal Karbis oli selline nagu aparatuur mehe jaoks, et kui kellelgi on vaja midagi nagu kasvatada. Vot. Ja viskasime seda ühele kotti ja siis kui piiril olime, siis need piiri need valvurid võtsid selle lahti ja tema ei teadnud selle. Siis treener vaatab ja terve meeskond vaatab, et tal on selline asi seal. Et no selline jutt oli. Okay. Aga näiteks mingi huumorikas või ka siuke pool naljaga asi, mis on juhtunud mõnes näiteks klubis? Või näiteks ütleme, et ongi klubis keegi jääb hiljaks või nii. Iga päev midagi juhtub. No tegelikult nagu see reaalselt iga päev saab mingi nalja, et need on nii raske nagu meelde jätta, et praegu ei tulegi väga meelde, siis need on nii palju. Kogu aeg saab pulli nagu kogu aeg. Okay. Aga oli sul ka näiteks, ütleme siis nii, et oli sul näiteks mingi harjumus enne ja peale mängu tavaliselt? Jalutasin võib-olla mingi pool tundi ja hingasin sügavalt sisse, et ma ei tea, miks mul on lihtsalt nii, et mul mängu alguses alati on kops koos või kinni, et ma isegi soojendusel ma vahepeal hoidsin hinge kinni, et nagu rohkem seda hakata nagu hingama, aga see ei aidanud mul. Need esimesed 5-10 minutit mul oli alati kõige raskemad mängus. Nojah, aga see natuke aitas, kui ma jalutasin. Vahepeal tegin jäävanni, siis kui tundsin, et natuke värskust on vaja juurde. Okei. Aga oli ka siis nagu kindlasti selline asi oli ka sul mängija karjääri jooksul, et sa mõtlesid näiteks sellist asja, et nimelt õigemini ongi öelda, et top selline mäng, mis sulle nagu jääb eluks ajaks meelde ja sa oledki nagu reaalselt, et see on mul parim üks saavutus olnud ja ma olen nagu üliõnnelik, et ma selle tegin ja siuke power tunne ja samas mingi siukene mäng, mis valmistab nagu nii suurt pettumust nagu ja see jääb meelde, et no pagan küll, et miks nüüd niimoodi pidi minema, et see on nagu tõesti siuke kurbus ja pettumus ja õnnetu tulek oli sees. No siis, kui me Infonetiga mängisime Flora vastu superkarikat ja 5-0 võitsime seal, et lõin ka värava seal. See oli mul selline meelde ja see jäi meelde mul, et väga hea mäng meie poolt oli siis. Midagi otseselt, ma ei tea, ma nagu väga kiiresti elan üle nii head kui halbu asju, et mul need nii palju nagu meelde ei jää. Et no muidugi ma arvan, et need mängud, kus ma tõesti oli nagu kurb, oli pigem see, kus ma vigastuse olen saanud, et esimene vigastus tuligi siis, kui mul oli juba inimene tegelikult väljaku kõrval seisis, et ma pidin juba vahetusse minema, kui pall oleks välja läinud, siis ma oleks läinud pingile ja mitte midagi poleks juhtunud. Et see on nagu kuidagi ebaõnn, liiga palju ebaõnne oli selles mängus. See oli kurb. Aga sa oled ka üsna mitmekülgne inimene, öeldakse, et sa nagu tegeled päris paljude asjadega, et räägi sellest äkki natukene. No praegu, mul mitu erinevat mõnes mõttes tööd on hobides, et ma praegu nii palju ei jõua nagu tegeleda mingi hobidega, et ma olen kunagi stand-upi teinud, kutsusime koomikuid siia rääkida ja esinesin ka, et me nagu organiseerisime seda ja esinesin ka seal. Siis mis ma olen veel, ma ei teagi, et disaini olen siiamaani vahepeal teen mingit isegi kinnisvaras, kui mul keegi ostab, et või müün või seal on vaja midagi disainida, siis teen neil projekte, et see mulle meeldib. Võib-olla, jah, jalka juures ma usun, et ma veel jään, aga vaatame, mis rollis. Aga siit nagu korra jälle haaran su sellest asjast kinni, et
mis mõttes siis jalka juurde sa jääd? Kas äkki võid natukene veel rohkem mingit vihjet anda fännidele inimestele? Kui see juhtub, siis selles niikuinii saab teada, aga praegu ma ei ole kindel, et nii läheb ja praegu ei taha veel nagu sellest otseselt rääkida. Mitte see, et see on nagu minu enda soov, ma usun, et nii on lihtsalt õige. Ja. Aga nii palju veel korra küsiks, Okay. kas see võib olla natuke ikkagi, kui see peaks kõik õnneks minema ja hästi, on ikkagi siuke nagu power asi, et vau, ja et äkki me näeme kuskil mingil kaugel määral Roomat kuskil Premium Liiga klubi juures tegutsemas mingil väiksel määral. Kunagi ei tea. Ma selles mõttes, et kui see tuleb ja kui see õnnestub, et ma võin öelda lihtsalt niimoodi, et mul pakub see huvi. No jääme ootama siis kindlasti seda asja. Siis sa ütlesid ka korra seda stand-up koomiku asja. Et räägi, mis värk siis sellega on, et väidetavad, sa oled üsna suur naljamees ja huumorimees ja pullimees ja siin stand-up koomik oled ka olnud? Olen mul, selles mõttes olen olnud stand-up koomik. Ma usun, et mul, eriti kui ma emakeelt räägin, et mul on siuke, ma räägin nii, et ma kogu aeg otsin mingit teist mõtet, mis sinu lauses, mis on nagu naljaga veid seotud, et ma suhtlen tegelikult nii töös ma suhtlen ka samamoodi tegelikult, et ma olengi, ma ei tea, mul lihtsalt, mul meeldib, kui, ma ei tea, siuke hea atmosfäär on ükskõik, kus sa asud, et kui sa saab seda naljaga teha, siis miks mitte. Ma usun, et võib-olla tüdrukutega on mul ka see kõige suurem trump, kui ma ei tea, võib-olla mitte, võib-olla just sellepärast ma olengi üksina. Okay. Aga on sul näiteks ka mingi konkreetselt mingi selline hobi või näiteks lemmiktegevus, millega sul meeldib tegeleda? Ja ma tean, et päris paljud siin mängijad on nüüd öelnud, et nüüd on hästi populaarseks läinud, vaata see padel on ju, see põhimõtteliselt tenniselahne mäng, et seda päris paljud mängivad, mõni on öelnud siin hobina, et näiteks on kunagi kogunud õllepurke ja ma ei tea, kaarte näiteks kogub kaardipakke, vaata. Sellist asja, et ma midagi koguks, seda ei ole. Padel. Seda jah, käin ka vahepeal mängimas, praegu kahjuks ei saa selle jala pärast. Tennist käin mängimas, mul tegelikult isegi natuke rohkem see meeldib, et ma kunagi lapsena käisin trennides ka, et seal on palju raskem nagu ära õppida, et saada nagu normaalselt mängu käima, aga jah, tennis mul isegi võiks öelda, et rohkem meeldib. Okay. Aga mida näiteks isiklikult arvad sina naiste jalgpallist? Et meil Eestis, vaata, paraku on ka veel selline kurb asi, et meie tüdrukud ja nagu naised ei ole profitasemel nagu mehed, on ju, ja põhimõtteliselt nad käivadki igal pool lihtsalt sõna eest aitäh, on ju, ja kui mingigi toetus tuleb, siis on niisugune minimaalne, et Eestis ongi põhimõtteliselt äkki 2 või 3 käesõrmedel võib öelda nagu, kes hakkavad nagu vaikselt sinna suunas minema, et võib öelda juba nagu natuke mingil väiksel määral nagu profid, on ju, kes midagi ei, selles mõttes suur austus, et tõesti, kui teevad seda, mis nagu meeldib ja ükskõik, mis need raskused on, et tegelikult, kui me toome paralleeli meeste jalgpalliga, et tegelikult meil on, kui me võtame meistriliiga, kuigi seal on ka vahepeal mingid probleemid finantseerimisega, aga sealt allapoole juba esiliigas on neid palju vähem ja veel allapoole veel vähem. Ehk siis meeste jalgpallis ei ole ka seda väga palju ja minu isiklik arvamus on nii meeste kui ka naiste osas, et kui räägitakse, et näiteks, ma ei tea, seal Hispaania on siuke jalgariik ja nii edasi, siis selles mõttes kindlasti, aga seal mängitakse ikka ükskõik, mis liigas sa oled, mingi 4-5, sul makstakse raha, aga siin me mängime väga tihti lihtsalt, sest me armastame seda. Ehk siis seda ma alati nagu austasin, et siin inimesed ja naised eriti nad mängivad, sest neile tõesti see meeldib ja ma usun, et kui sa leiad midagi elus, mis sulle väga meeldib, siis see on väga tore. Aga kindlasti oleks palju parem ja tahaks ka, et igal pool oleks seda finantseerimist rohkem ja tüdrukutega sama jutt, et miks mitte. Aga oled sa muidu vaadanud ka mõnda naiste jalgpallimängu?
olgu siis selleks koondis või naiste meistriliiga? Olen, aga mitte tihti. Ma mäletan, ma noorena sattusin ükskord Leegioni tüdrukute mängule. Oli naljakas vaadata selles mõttes, et nad lihtsalt solusid üksteise peale mängu jooksul ja ei rääkinud omavahel. Et see oligi selline nagu naiste jalgpall. Ma ütlen, et see alati on niimoodi, aga see lihtsalt siuke naljakas asi ei meelde mulle. Aga ei, ma olen vist need superkarikad, kui mängiti, et neid ma olen vaadanud. Aga jah, ütlen ausalt väga palju. No nagu ma ütlesin sulle ka alguses, et ma üleüldse nagu jalgpalli väga harva vaatan. Ja. Et see on nagu on. Okei. Aga nimeta näiteks nüüd selline asi, kuna sa oled ise ka nii-öelda vana täielik jalgpallihunt olnud ja toodud siin paljud erinevad Premium Liiga klubid, et järjesta omaenda top 10 klubi 2026. hooajal, kes kuhu tuleb medalile ja kes jääb mis kohale? Okei. Ma mäletan see, sa palusid, et ma seda nimekirja endal teen, et mul vist telefonis on kuskil, aga ma praegu üritan meelde tuletada, kuidas see oli. Ma mõtlesin jah, et no esimene teine koht oligi nagu Levadia ja Flora, aga panin ikkagi Flora esimesele kohale, sest eelmine aasta ma pigem ütleks, et Levadia ma paneks, aga Flora mängis, ma arvan, paremini kui nendelt oodati seda, et no jällegi, et Kostel ikkagi esimene aasta oli treenerina ja päris noor meeskond, aga Levadia tõi nii palju välismaalasi ja treener oli ka hea kogemusega, suure kogemusega, aga praegu ma arvan, et Flora oleks esimene, Levadia teine. Ma arvan, et Paide oleks kolmas, et nad on mitu korda jäänud sellest esikolmikust välja, et ma usun, et see aasta võtavad selle kolmanda koha. Kalju neljas, siis no võib-olla jah, ma paneks äkki Narvat isegi viiendale ja kes meil seal on, et Harju ma usun, et oleks 7, 6, 8 oleks Nõmme United, 6. peale ma ei mäleta, keda ma panin. Kuressaare oleks 9 ja Tammeka oleks 10. Keda ma jätsin vahele? Pärnu. No vot, jah, see 5, no jah, tegelikult jah, Pärnu paneks 6. koha peale. Okei. Ja siis äkki lõpetuseks tahakski sinu käest sellist asja küsida, et mida ma küsin samuti kõigi podcasti külaliste käest, et kuidas sina isiklikult minu panusesse suhtud, mis ma annan siin Eesti jalgpallile ja see on tegelikult suur aitäh sulle ka, et sa kutsusid siia ja ma hea meelega tulin, sest sa teed väga vahva asja ja mul on hea meel, et ma saan selles mõttes nagu aidata ja toetada, et oleks üks episood rohkem vähemalt. Vot, et ma mäletan, väga tihti olen siin näinud mängudel ja pärast mängi me oleme sinuga rääkinud, seisnud seal, kui ilm lubas, kui liiga külm ei olnud meil. Selles mõttes ja ma usun, et kui oleks, mida rohkem sellist inimesi oleks, seda kõrgem oleks jalgpallitase Eestis. Sama hästi ma mäletangi, et üks külmane ja pakane ilm ühe korra oli, niimoodi see oli veel selle kileka veel või nii ja siis ma olin pargaga ja siis tegime pilti ja mõlemad niimoodi lädistasime nii et me oleme igasuguse ilmastikule olnud seal ja pulli teinud, nii et sellega see ongi päris põnev kuulda, nagu mis sa siin minu kohta ütlesid ja ma olen üleüldse väga tänulik, Roman, et sa siia mu podcasti tuled ja sellega võibki öelda, et ongi meie tänane podcast kokku võetud. Tänaseks meie külaliseks oli Roman Šopsenkov. Ütlesin õieti välja? Normaalne. Nii, normaalne. Nii, aga tahame esmalt ka tänada oma koostööpartnerit Crazy Trahterit, kes on täna meile jälle pannud siia välja maitsvad juustupallid ja sidruunivee. Samuti ennem, kui me lõpetame, tahaks paluda, et minge pange YouTube'is meile follower, samuti Instagramis, Facebookis. Kris küsib, teilt ei võta see tükki küljest ära, aga mind aitab see väga palju edasi ja jääge ootama, kes on minu järgmine saatekülaline. Aga hetkel, tšau! Tšau! Crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib. Automaton OU Graphic Solutions.